Noorsootöö Ankur. Räägime noorsootöö sisust, väärtustest ja kvaliteedist. Tere tulemast kuulama meie podcasti Noorsootöö Ankur. Ja tänane teema on laagrid ja malevad. Minu nimi on Keter ja mina olen Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektijuht. Ja nagu ikka on meil ka külalised. Tere tulemast. Ja esimese küsimusena palun tutvustage ennast, millega te noortevaldkonnas tegelete ning jaga oma mõtteid, miks laagrid ja malevad noorsootöös ja noorte elus üldse olulised on. Alustame siit. Tere kõigile, mina olen Triinpõri ja töötan Märjamaa valla noortekeskuses juhatajana. Täidan ka noorsootöötaja rolli, samuti koordineerin Märjamaal päästela noorteringi tegevust ja olen siis ühe huvitegevuse juhendaja noorteklubi Mina oskan. Ja muidugi meie igapäevatöös on samuti laagrid ja malevad väga olulisel kohal. Just sellepärast, et meil on selline väike piirkond, hajaasustus suur ja noored on pigem kohapeal olemas ja siis kohapeal on pakkuda ka nendele neid võimalusi, mitte et nad peaksid mujal seda tarbima, aga ikkagi arendada noori läbi nende tegevuste. Tere, mina olen Kaisa Potter ja mina töötan Haridus- ja Noorteametis noorteprogrammide keskuses peaeksperdina ja üks minu tööülesannetest on ka malevad. Põhiliselt siis koordineerin taotlusvooru, mis jagab maleva korraldajatele riiklikku toetust, et nad saaksid noortele seda maleva kogemust pakkuda. Ja lisaks varasemalt olen ka noortekeskuses töötanud, kus ma olen ka ise malevaid korraldanud, et selline malevatega olen kokku puutunud ikkagi umbes 8 aastat, et siis nii korraldajana kui ka riiklikud vaatest. Minu nimi on Iti Antra-Metsamaa ja ma ei tööta noortevaldkonnas üldse. Ma olen turundaja praegu, aga mul on lihtsalt see, et ma töötan suviti päris palju laagrites. Mulle meeldib iga aasta laagrites käia just kasvatajana ja mulle meeldib see laagrite formaat, sest ta on teistsugune kui koolikeskkond ja mulle tundub, et noored on ka seal laagrites teistsugused ja neile saab teistmoodi läheneda, nii et ma sellepärast fännan, võtan puhkuse välja, lähen laagrisse ja see on selline tore suvine periood minu elus, kus ma käin laagrist laagrisse. Aitäh! Aga võib-olla tuleme tagasi korraks selle veel täpsustava küsimuse juurde, et miks te tunnete, et laagrid ja malevad noorte elus üldse olulised on? Eks ongi võib-olla maleva seisukohast vaadates ja noori, et see esmase töökogemuse saamine, mis on turvalises keskkonnas ja võib-olla siis ka nendele tuttavate inimestega, sest enamasti on ikkagi ju piirkonnas malevast rühmajuhtideks noorsootöötajad, kes on seal samas piirkonnas ja juba noore jaoks annab see sellise turvalise ja kindla keskkonna, et ta naudib seal olemist ja ta ise nagu õpib ka seal kohapeal väga palju. Ja laagrid, mina arvan, et laagrist tuleb välja noorte selline teistsugune olemus, kus on see vabadus ja vabadusega kaasas käivad õpitegevused, aga nad ei võta seda kui koolitundi, vaid pigem nii-öelda vaba aeg pluss õppimine käib käsikäest nende jaoks ja sealt nad võtavadki enda jaoks kaasa sellised olulised õpimomendid ja väärtushinnangud oma igapäevaellu. Aitäh! Ma võib-olla jätkaks siis malevatega, et malev tõesti on väga hea võimalus noorele selline esmane töökogemus turvalises keskkonnas. Aga lihtsalt see ei ole ka ainult töökogemuse saamine, vaid maleva juurde käivad ka eesmärkide seadmine, analüüsimine, et nii siis töö kui õpi eesmärkide seadmine ja see kõik toimubki noorele temale sobivas keeles, temale sobivas keskkonnas, et kus ta tõesti saab läbi refleksiooni mõista iseennast, mõista, kes ta on võib-olla ka tulevikus nagu töötajana, et millised on tema tugevused, millised on tema oskused, et kas maleva lõpuks võiks noor
seda enda kohta teada, et kas ta on näiteks, talle meeldib meeskonnas töötada või talle meeldib individuaalselt tööülesandeid täita, kas talle meeldib näiteks hommikuti on ta produktiivsem või õhtuti on ju ja millised need tegevused on, mis teda just nagu toetavad ja mida ta vajab. Et tänu sellele saab noor ka valida paremaid või teadlikumaid valikuid teha tulevikus just selles, et millist kooli valida, millist töökohta ta sooviks, milliseid kogemusi on tal veel vaja ja sealjuures saabki noorsootöötaja teda ju väga aidata, et neid asju mõtestada, neid asju läbi rääkida ja tänu sellele on tõesti noorel palju-palju selgemad valikud ja ta teeb neid teadlikumalt. Ma arvan, et see on nagu üks kõige olulisem. No ma malevate kohta ei oska rääkida, ma olen näinud ühte malevat teemalt, aga ma olen nõus sellega, kujutades ette, mis olukord on. Aga mis mulle laagrite puhul meeldib ja mis mulle tundub, et see noortele annab, mina hästi palju kasutan mänge ja mängulisust laagrites ja mulle tundub, et tänu sellele ka tuleb välja hästi palju iseloomuomadusi, mida sa võib-olla esimesel pilgul enda juures ei märka. Ja kui seda veel reflekteerida ja analüüsida pärast, et okei, miks ma nii käitusin seal mängus, mida ma tegin, mis juhtus, miks juhtus. Et see annab nii palju sellist lisavaatenurka iseendale ja teistele ja ka sotsiaalselt on see laager kuidagi nagu rammusam kui näiteks koolikeskkond. Et ma enne ka mainisin, et nad on teistsugused ja ongi sellist hästi palju sükest omavahelist suhtlust, mis ju inimestena, aga tegelikult kui me mõtleme selle peale, millised oskused on elus kõige olulisemad. Minu meelest sotsiaalsed oskused. Me võime olla eksperdid, aga kui me ei suuda sotsiaalselt koostööd teha, siis ma näen väga palju neid, kes istuvad nurgas, nad on ülipõhjalike teadmiste, oskuste, pädevustega, mitte nagu nii-öelda erialaselt, aga kui nad sotsiaalselt seda ei suuda rakendada, siis ongi kõik. Ehk siis selles keskkonnas ja minu meelest läbi mängude tulebki see kõige paremini esile. Sa ka õpid võib-olla ennast reguleerima, sa saad aru, kuidas teised sinu mingitele tegevustele reageerivad, et mina just laagrite puhul seda mängulisust hästi palju toon sisse ja ma nii tahaks, et haridusvaldkond ka tooks natuke rohkem, et see loob selle reaalse keskkonna ja need vahetud emotsioonid, et ma võin ju nii-öelda tekstiülesandes ütelda, et kui mul on, ma ei tea, 3 õuna, siis mitu ma annan naabrile, kui tal pole ühtegi, et ma annan ju selle õige vastuse sinna, muidugi ma annan, muidugi ma teen seda, aga kui ma päriselt, mul on need 3 õuna ja need on väga maitsvad ja mahlased, kas ma olen nõus neist loobuma, et need päris, ta on tegelikult simulatsioon, aga see toob ikkagi välja need kõige nii-öelda meie tõelisemad paled, et mina õpin läbi mängu, isegi lauamängud õpin enda kohta väga palju ja ma tahaks seda rohkem nagu nii-öelda haridussüsteemis ja ka laagrite kontekstis ma rakendan seda võimalikult palju. Aitäh! Kuidas te tunnete, et laagrite ja malevate roll on ajas muutunud? On see üldse muutunud või kas või selles mõttes, et võib-olla teil oli endal kunagi noorusajas võimalus osaleda, et kas te näete selles mingit muutust võrreldes tänapäevaga? Ma arvan, et peamised muutused võivad olla selles just, et hästi palju rohkem nagu kaasavam, et selles mõttes, et arvestatakse noortega, ma usun, et järjest rohkem. Ka minul ei ole kahjuks seda võimalust olnud ei malevas osaleda ega ka laagris, et kuidagi minule lihtsalt jäi see nagu kättesaamatuks ja ma täna näen, et see on nagu meeletu võimalus seal just noortele areneda ja see mitmekesisus ja mitmekülgsus on, et laagrid ei ole ka ainult ühte tüüpi, et neid on nii meeletult palju, on nii palju erinevaid, et igale noorele kindlasti leidub mingi laager, mis talle väga hästi sobib. Et selles mõttes mul on väga hea meel ja ka malev ei ole selline üks kindel formaat, mis kõigile sobib, on ju. Et siin ma näengi seda võimalust, et kuidas rühmajuhid või maleva korraldajad saavad vastavalt nende noorte soovidele just selle programmi kokku panna, mis neil on nagu vaja. Et ma arvan, et see on hästi oluline selles mõttes ja ma arvan, et see on nagu muutunud, et ma arvan, et võib-olla ka näiteks kui vaadata malevaid tagasi, siis oligi selline töö ja vaba aeg ja et see oli nagu olulisem. Täna on ikkagi seal juures, et me valmistame noori ikkagi tööeluks ette, aga see kõik tuleb nagu noore jaoks ikkagi mugavalt, see tuleb noore jaoks kaasavalt ja neile lõbusalt, et nad ei mõtesta seda, et oi, ma nüüd täna malevas osalenud sellepärast, et olla tulevikus teadlikum. Võib-olla osad seda teevad ja see on väga tore, aga lihtsalt ma arvan, et see ei ole see eesmärk, et nad seda peavad niimoodi võtma, vaid see ongi nende jaoks tore, lõbus ja nad tahavad seal olla. Ja võib-olla arvan, et malevates kontekstis on muutunud noorte võimalus proovida erinevaid töid
et mingi aeg oli hästi popid sellised heakorratööd ainult, noh muidugi praegu teevad ka noored seda, aga ikkagi on toodud sisse seda sotsiaalsemat poolt ja et kaasata just erinevaid tahku, et noored näeksid, mis need erinevad ametid on ja tehakse koostööd rohkem ka võib-olla erinevate tööandjatega. Aga samas on ka võimalus ju ise, mida meie ei ole proovinud, aga oleme ju ise kuulnud, et Eesti peal on tehtud, et lähenetaksegi malevale hoopis teisiti, et võetaksegi ettevõtluse teema nii-öelda omale eesmärgiks ja noored siis õpivad läbi töötubade, kuidas siis ise ettevõtet teha ja võib-olla lõpebki maleve noorte kohviku või sellise kogukonna kohviku variandiga üldse. Ja laagrites mul pole ise õnnestunud käia, aga et ma arvan, nüüd oma tööga ma teen kõik tagasi need kogemused, aga võib-olla ongi see, et just see laagrite mitmekülgsus ja võimalused, et ikkagi sa leiad omale selle, mis sulle meeldib ja vahest on ju hea, kui noor lähebki just suunitlusega ainult, ma ei tea, spordilaagrisse, mõni läheb, ma ei tea, loovustegevusele, kunstiteemaga, et see valik nagu on ikkagi praegusel ajahetkel palju mitmekesisem noorte jaoks. Ja kui mõelda sellele, et mis ajas on muutunud, siis mulle tundub kõige rohkem, et kui ma omal ajal nii-öelda, ma ei käinud ka väga palju laagrites, ka teen nagu tasa seda laagriaega nüüd, aga need kohad, kui ma käisin ikkagi, siis üks asi, mis on muutunud, on kindlasti see nutitelefonide tulek, mis on muutnud seda motivatsiooni, et miks osaleda tegevustes üldse. Ehk siis põhimotivatsioon ikkagi on minna oma tuppa ja helendada vaikselt teki all, on ju. Ja siis, et neid sealt välja saada, et see nõuab minu meelest rohkem ressurssi ja natuke on ka seda tunnet, et kunagi me tegime tegevusi sellepärast, et midagi muud ei olnud teha, ehk siis sa mängisid sõpradega, läksid, ma ei tea, välja, mõllasid, korraldasid lollusi kas või on ju. Et kuidagi see tegemine koos, et tegelikult sa tahtsid mängida, sest oligi igav, on ju, sa nagu leiutasid endale asju, mida teha, isegi kui oli vaba aeg. Ja nüüd, kuna meil on need seadmed, on ju, siis meil on see tegevus kogu aeg olemas ja siis, et neid välja saada ja tegevusi teha, sul peab olema mingi ülihea motivaator. Et mina olen selle nagu oma jaoks sellise, ma ei tea, piletide teenimissüsteemi oksjoniga ära lahendanud, et nad terve laagri vältel nagu teevad meeskonna tööd, teenivad piletid ja siis laagri lõpus on selline oksjon, kus nad saavad siis need piletid lunastada mingite auhindadega, et ei ole mitte iga võistluse lõpus auhind, vaid see, et me peamegi tiimina nagu terve aeg pingutama, mis mulle tundub, et toimib, aga ongi kurb just see, et me ei tee enam tegemise pärast, vaid selleks, et on ju, et me nagu tahame saada sellest midagi, et see motivatsioon minu jaoks on nagu noorte, ma näen, et noortel on see nihkunud, et alati see telefon on tegevustest ees ja esimene prioriteet ja seda naudingut võib-olla enam nii palju ei ole kahjuks, aga samas, kui sa sinna sisse saadad, siis nad ikkagi naudivad ja möllavad täiega. Lihtsalt see hetk, kus nad peavad otsustama, et ma nüüd osalen, see on nagu hästi raske, jube ja keeruline on nagu saada neid sinna, aga siis kui saad, siis juba läheb ladusalt. Et siit joonistub välja üks huvitav aspekt, et kui muidu öeldakse, et noorsootöötaja jõuab noorsootööni sellepärast, et tal on endal olnud lapsepõlves või nooruses hea kogemus, siis siit tuleb välja hoopis, et hakatakse laagrit korraldama sellepärast, et endal ei olnud võimalust. Aga Kaisa juba mainis ka kättesaadavust ja ka kuidas te üldse tunnete, et laagrid on malevalt tänapäeval kättesaadavad on erinevatele gruppidele, et küll mainitud sai, et teemasid on palju, mis noortele tegelikult võiks sobida, aga nii nii-öelda malevate kui laagrite puhul, et on ju erinevad siis grupid ka maapiirkonnas, erinevad vähemate võimalustega noored ja ka mõnes mõttes, mida sa juba mainisid, et ka need nutiseadmest väljasaamine ja ka võib-olla ka need sotsiaalsed väljakutsed. Et kuidas teile tundub? Ma lihtsalt nagu enda pilgu läbi mõnes mõttes on ju see kättesaadavus paranenud võrreldes varasema ajaga, et minu piirkonnas näiteks kui ma koolis käisin, ei olnudki noortekeskustega nagu mitte midagi ja nüüd need võimalused on tulnud sinna piirkonda, ehk siis need noored, kes seal praegu on nagu palju mitmekülgsemas keskkonnas, kui mina omal ajal olin. Et me pöörame eraldi ka tähelepanu sellele, sest kes minu ajal on ja ma olen nii-öelda teadlikult mäletan esimesi mälestusi natuke peale 2000. aastat on ju, et ma ei mäleta nii palju võimalusi, et oleks olnud ja teine aspekt vallas töötades mingi aeg ma sain aru, et tegelikult
noortel, kellel on kas perekondlikult finantsiliselt probleemid, siis neil on ka väga palju toetusi, mille raames minna ja osaleda ja käia ja saadagi odavamalt või tasuta ja nii edasi. Aga ma mäletan ülikooli ajast näiteks, see ei ole sama olukord, aga võrdlus, et minu pere oli täpselt nii rikas, et ma toetust ei saanud. Aga need, kes said toetust, said 2 korda rohkem toetust kui see raha, mille eest mina pidin ära elama. Ehk siis jällegi tekib nagu sihuke paralleel, et jah, et sa võid olla, sul võib olla nagu nii-öelda natuke suurem nagu rahakott, on ju. Aga mõnes mõttes on sul raskem, sest need, kellel on väiksem, neile ka antakse riigi poolt nii palju juurde, et neil on neid võimalusi rohkem. Näiteks mina käisingi tegelikult mulle väiksena väga ei meeldinudki laagrid, et mu vanemad ka ei saatnud mind sinna, sellepärast et esiteks ei olnud vaja minust lahti saada, on ju, mu ema oli kodus. Oleme ausad, on ju, kui me oleme ausad, siis tegelikult laagrid väga tihti selles mentaliteedis on see, et lapsevanem käib tööl ja tal on vaja see laps kuskile panna, on ju, kahjuks koolid tavaliselt ei tööta sellel ajal. Et mul nagu seda vajadust ei olnud, aga mulle ka ei meeldinud, aga lihtsalt, et ma näen praegu, et see on sihuke, vaata, me tahame maailma korda teha. Tegelikult seda võrdsust, eriti kapitalistlikus ühiskonnas ei tulegi kunagi, on ju, et lihtsalt kuidagi tuleb hakkama saada. See on kurb, aga lihtsalt mina näen, et me ei suuda seda maailma korda teha niimoodi, et kõigile see oleks võrdselt kättesaadav, aga mulle tundub, et neid valikuid on rohkem kui kunagi varem. Ma arvan ka, et neid valikuid ja võimalusi on rohkem, aga kahjuks nad on väga kättesaadav ikkagi, kui me räägime laagritest, siis tegelikult tõesti ei ole, sest et ma ütlen, ise ei käinud, aga oma last tahaks saata, on ju, aga mitte sellepärast lahti saada, vaid ikkagi sellepärast, et ma tean, kui arendav ja hea kogemus see noorele on, et ma ikkagi sooviksin, et ta selle suve jooksul vähemalt ühe korra siis suve jooksul nädalaks ajaks siis sinna laagrisse saaks, sest tõesti need oskused, teadmised, mis ta sealt saab või sõbrad on ju, et kõik see on väga-väga oluline. Aga samas, kui ikkagi võtta, et on kallimaid laagreid, on odavamaid, on ju, et mõni väga spetsiifiline laager võib tõesti seal meeletut raha maksta, et ma olen kuulnud, et ratsalaager pidi väga kallis olema, aga arusaadavatel põhjustel, et muidugi, et ega keegi seda nagu heategevusena ka teha ei saa, et kõik tahavad ju ellu jääda, et tõesti, et kui sul peab olema seal ju rühmajuhte palju, on ju, nad on ööpäevaringselt seal, kõik need tegevused, asjad, rääkimata siis veel söögist ja transpordist, et see kõik ongi kallis. Ja ma ikkagi nagu püüan, et mu laps saaks selle laagri kogemuse, aga ma saan ka väga palju aru nendest vanematest, kellel tõesti ei ole neid võimalusi, et ongi, et siin osadel on need toetused ja need on ju, aga kes napilt sinna joone alla või peale jäävad, et siis nad tõesti ei saa seda ja eks see olegi lapsevanemate enda nagu valikute küsimus ka, et kui palju seal noorel ongi nagu võimalust kaasa rääkida. Et selles mõttes usun, et on kindlasti väga palju võimalusi ja valikuid, aga tõesti, et see võib jääda sinna eelarve taha. Aga malevate puhul, mis mulle väga meeldib, et üldjuhul on see noorele ikkagi tasuta ja tema perele ka. Aga siinkohal on hästi oluline, et see kohaliku omavalitsuse toetused, milleta tegelikult ei saa, et on ka riiklik toetus, samas ei kata seda kõik tervet malevat, on ju. Et see, et täna ikkagi, ütleks, et enamus maleva korraldajad suudavad maleva noore jaoks tasuta hoida, on väga suur väärtus, et ma väga loodan, et see läheb ka edasi. Ma väga loodan, et ka need kohalikud omavalitsused, kes ei korralda täna malevaid või ei panusta sinna, et siis tegelikult ikkagi saavad aru, et see on nende noorte jaoks oluline, nende kui kodanike jaoks oluline, kes sinna edasi elama jäävad, on ju. Võib-olla on ju, et see on oluline ja täna ikkagi meil üle Eesti on malevad, enamus või kõikides maakondades on vähemalt ja ka enamustes kohalikes omavalitsustes on vähemalt üks tegutsev malev. Aga samas jälle, et tõesti see eelarve piiratus on selline, et kõigile neid kohti ei jagu kahjuks. Aga ma tõesti tahaksin loota, et vähemalt iga 13–16 aasta noor vähemalt korra saaks malevas osaleda. Et see oleks tore juba. Ja noored vist väga ootavad ka seda, vähemalt minu 13-aastane juba eelmine aasta küsis, nii et see on esimene võimalus. Ja vaata, malev on selline, minu meelest üks selline võlukott, mis noore jaoks avab nii palju erinevaid asju, et juba see töökogemuse saamine ja siis see ühine vaba aeg, mis pärast veedetakse. Aga tõesti, et see kättesaadavus ongi, et väikses kohas ju sõltub väga palju tõesti kohaliku omavalitsuse toetusest, et jah, nad võivad panustada nii-öelda sellise palgafondi näol, et omas kogemuses meie oleme siis püüdnud ikkagi leida neid eraettevõtjaid või siis tööandjaid juurde,
aga see on pigem keeruline, sest nemad näevad, et see noorega tegelemine on selline ajakulukas ja võib-olla tekitab probleeme juurde. Et kuigi me maandame ise neid riske väga palju ja teeme väga palju nagu ise ära, vaata, et just, et noor saaks neid erinevaid kogemusi ja just, et tema nii-öelda selline silmaring ka kasvaks tööpõllu võimalustest. Aga vaatame, et noored väärtustavad kindlasti seda maleva kogemust väga. Ja noh, ikkagi projekti toel ongi võimalik mitmekesistada siis vaba aja tegevusi. Aga meie oleme ka mõelnud vahest, et meie hoiame noore jaoks maleva tasuta, sest juba see põhimõte, et ta tuleb ikkagi ju sinna töökogemus saama ja iseennast arendama. Ja see tähendab ka seda, et kui rahakott hakkab pitsitama kuskilt, et siis tuleb mõelda, et need vaba aja tegevusi, mis pärast ühiselt tehakse, et on ka selliseid lihtsamaid ja ka väga põnevaid tegevusi, mis ei nõua nii palju rahalist ressurssi. Et tuleb ka mõelda sellest vaatenurgast võib-olla natukene kastist välja, et mitte, et kõige ägedamad asjad ei ole alati kõige paremad asjad noorte jaoks. Ja siis tuleb leida lihtsalt projekti vahendeid juurde, et ise mitmekesistada seda võimalust noortele malevatest, aga laagrites on ju samamoodi, et see kättesaadavus küll maapiirkonnas, et püüad võimaliku taskukohasena hoida noortele ja nagu ikkagi, et tõesti sotsiaaltoetuste näol on võimalik taodelda peredele omale rahalist tuge, et noor saaks minna suvel kas või ühe korra laagrisse. Aga seal on ka see korraldaja võib-olla, et noortekeskusena, et hoida seda oma osalust ikkagi nii minimaalsena, kui vähegi veel kannatab ja just selle noorte pärast, et noor ei peaks ütlema, et ma seekord ei saa tulla, sest võib-olla 10 eurot oma osalust tõstsite, et pigem siis tuleb jälle mõelda nii-öelda lisaressursse juurde või vaadata mingid asjad ümber. Ja. Üldjoontes vist kipub nii ka olema, et noortekeskuste korraldatud laagrid on odavamad osalejatele ja annab rohkem võimalusi ka. Ma arvan, et seal panustab juba kohalik omavalitsus oma näiteks noortekeskuse eelarvega või midagi sellist ka ju. Jah, selles suhtes meie nagu oleme teinud küll, jah, et teeme noortekeskusest, et meil ei ole nagu personalikulud, et see tulebki ikkagi meie asutuse nii-öelda eelarvest, aga ikkagi, et meie laagrid toimuvad lihtsalt enamasti Hobulaiul 2 korda suve jooksul, et see transport ja ülevedu ja toit on nagu sellised põhikuluallikad laagris, et ülejäänud peab olema loov, et seal nii-öelda toimetada. Ma arvan, et kõige suurem väärtus ongi malevate laagrite puhul just need rühmajuhid, kes tegelikult suudavad väga väikeste vahendite ja võimalustega teha väga suuri ja toredaid tegevusi noortele, mis tõesti tegelikult ma usun, et on ka neid hetki olnud, kus noored tunnevad ise rohkem rõõmu nendest tegevustest, mis on rühmajuhtide poolt välja mõeldud, nendega koos tehtud, kui võib-olla mingist lõbusast muust tegevusest. Triin juba natukene avas ka seda teemat, aga kuidas te oma töös tunnete, et mis on kõige suuremad väljakutsed praegu laagrite ja malevate korraldamise juures? Võib-olla mida ka poliitikakujundajad ei näe või mida on võib-olla keeruline selgitada? No malevate puhul võib-olla ongi ikkagi see, et pakkuda noortele seda mitmekülgsust tööde näol nagu, et ikkagi väikses kohas sul on need valikud piiratud ja sa ei taha seda üksluisust noorele, sest siis on väga raske noort motiveerida üldse midagi tegema. Et võib-olla on ka see, et heakorratöid annab teha väga erinevates kohtades ja meie jaoks oli väga õpetlik kogemus, kui me otsustasime oma piirkonnas üks aasta suvel malevaga tööd teha surnuaias. Et see oli noorte jaoks väga silmi avav. Muidugi nad ütlesid, et ilma muusikata oli keeruline, aga omavahel oli juttu selle võrra palju rohkem. Aga see noorte väärtustek, kui nad nägid seda, et mis seal on võimalik ise ära teha ja hinnata, et miks tulevikus, kui oled täiskasvanu, peaks ikkagi käima, et see oli nende jaoks ja meie jaoks väga selline positiivne tagasiside. Ja võib-olla siis malevate puhul ongi,
et kui sul on olemas töötajad, personal, et siis on hästi, aga ikkagi ju on kohti, kus sul on ainult üks töötaja, et siis ma lihtsalt ei kujutaks ette, et üksi ainult teha, vaata. Et see seab väga palju piiranguid ju ka ja saab ka ju, annab ette nagu mitu noort sa saad üldse malevasse sel juhul ju grupina võtta ju nagu. Ja see ei ole nagu positiivne, et üksi sellist asja kanda. Ja malevas on ju ka see, et kuidas seda päeva üles ehitada, et mõelda läbi, et jah, ma võin panustada malevasse nii-öelda rühmajuhina ja ka, aga see tähendab seda, et mina isiklikult, et mu enda põhitöö ikkagi vajab ka nendel päevadel tegemist, et just see aeg teinekord on selline, et kuidas ajaliselt jagada oma töö tegemisi. Ja laagrite puhul on ikkagi, ma arvan, et see oma osaluse hoidmine tasakaalus. Et me ei saa tõsta seda meeletult kõrgele, sest ma arvan, et laager ei ole nagu tulu teenimise koht. Et see on pigem noortele võimaluse pakkumine ja noore silmaringi avardamiseks. Milliseid väljakutseid te näete? Ma arvan, et malevatel on tõesti see, et tööandjaid on väga vähe, kes on nõus noori võtma. Et ma usun, et neil on omad hirmud, et noortel on nii palju nõudeid, on ju, et nad ei või kõiki töid teha. Aga ma näen, et siin tegelikult on maleva korraldajad väga leidlikud, et kuidas leida endale tööandjaid juurde. Mõnes kohas on tõesti, et see seal piirkonnas lihtsalt ei ole, on ju. Aga et just, et nad saaksid tõesti erinevaid töid proovida või katsetada, et aga samas tehakse ka külastusi ja kõike see, et see on ka väga tore. Aga just, et praegu on et tegelikult neid noori oleks, maleva korraldajad tegelikult leiaksid need noored võimalused ja leiaksid ka rühmajuhid, aga just, et need tööandjaid kahjuks ei ole, et neid võiks nagu rohkem olla, sest tegelikult kogu ju suure töö teevad maleva korraldajad ära, et nemad ju otsivad töötajad, motiveerivad neid, juhendavad neid ja väga tihti teevad ka väga suure osa asjaajamisest ära nende eest, on ju. Et julgemalt jah, võiksid tööandjad ennast siis pakkuda ja kas või tõesti siis selline 2-3 nädalat ja 10 noortki kas või. Mulle meeldib siit jutust on juba 2 korda läbi tulnud see, et ettevõtted ei taha nagu kaasuda või tööandjad ei taha kaasuda. Ja eks on ka poliitika kujundamises nagu mõttekoht, et ma saan aru, et noored on siuke kõige aktiivsem passiivne investeering, kõige rohkem ressursse läheb sinna ja sealt on kõige passiivsem tulu tulemas, sest me ei tea ju kunagi, mida see noor teeb ja kuhu ta läheb. Aga ma ei saa sellest mõttest aru, et ettevõtted ei tule kaasa, aga nad tahavad siis noori, kui noored on tööealised ja tahavad neid tööle saada. Ehk siis nad tahavad nagu seda hernest ilma seda seemet mulda panemata. Et me siis hoiame eemale, kui te neid kasvatate, aga siis kui hernes on, et siis ja siis on see küsimus, et sa ju kaotad ka selles hetkes, kui sa võtad nad tööintervjuule, nad ütlevad sulle täpselt need õiged vastused, et annan küll õuna ära, isegi kui mul on neid 3, aga siis, kui ta tööle hakkab, siis see ju olukord tegelikult selgub, kes ta tegelikult on. Aga mõtle, kui hea võimalus. Võtad malevaga grupi noori, sa näed ära, kaardistad ära need nimed, kes on asjalikud, keda sa tunned, et sa tahaksid tulevikus kutsuda endale tööle. Ja sa teed talle otsepakkumise. Sa saad nii palju probleeme elimineerida just sellega, et töövestlus ei anna sulle seda kogu pilti. Sa ei näe seda. Et ma selle koha pealt ma saan aru, et see on riskantne panna sinna ressurssi, kindlasti on tüütu, noortel on igasuguseid toredaid kombed küljes, on ju. Aga minu meelest see teeb ju mingis hilisemas etapis selle protsessi palju lihtsamaks ja ma tean nii palju olukordi, kus vähegi kui ettevõtja tuleb selle asjaga kaasa ja ta annab noortele võimaluse. Näiteks meil on Ida-Virus hariduskopter teeb sellist valikainet nagu mina ja tööle. Ehk siis ettevõtjatega on väga tugev koostöö, ettevõtjad koolitavadki noored välja selles osas, et mida siis töövaldkonnas tähele panna, kuidas sa pead oma lepingud vormistama, mis sa pead tegema, mis see eetika üldse on, ehk siis tuleb hästi praktiline vaade sellele tööelule. Ja siis sealt on väga paljud noored ka saanud selle kontakti, et ma lähen sinna ettevõtja juurde suveks tööle, sest ta on äge ja mulle meeldib see ja tööandja ütleb, et väga äge noor, ma võtan ta tööle, on ju. Et see ongi ju see hetk, kus sa saad mingi töö ette ära teha. Et minu meelest kahju,
kahju on näha seda, et inimesed ei näe neid võimalusi seal ja ka, et poliitikud ei näe seda. Et kui vaadata Eesti haridussüsteemi ka, siis ikkagi andke andeks, nagu ma enne ütlen, on ju, et tegu on nagu lastehoiuga, siis ma kinnitan seda mõtet, sellepärast et kõik need viimased muudatused on läinud sinna poole, et vahet ei ole, kuidas me neid hindame, vahet ei ole, mida te teete. Peaasi, et nad oleksid kuskil 2 või 4 seina vahel kinni, on ju, ja nad oleksid eest ära nii kaua, kuni nad siis saavad midagi ühiskondlikult kasulikku tegema hakata. Et siis seda enam võiksime me nagu seda keskkonda rikastada, et kui nad lõpuks sealt välja tulevad, et siis nad tegelikult teavad, kuidas käituda, mida teha, kuidas suhelda ja nii edasi, on ju. Et see on kogu, ja ma arvan, et see ei olegi ainult nagu koolide ja õpetajate teha, vaid see ongi kogu ühiskonna panus. Sest ma tean ka väga palju neid olukordi, kus tõesti inimesed, kes on kõrvalt, ma ei tea, võtnud näiteks mingisuguse grupi noori. Ma tean ühte purjetajat, kes võttis kamba noori poisse endal paati, ütles nii, nüüd hakkame tööle. Nüüd hakkame siin vaikselt sättima seda paati ja siis käime merel. Ja ma olin ühes nii-öelda siis selle ühe noore mehe pulmas, kes oli täiskasvanuks saanud, ütles, et tead, kui seda meest ei oleks olnud, siis ma oleksin kuskil kehvas kohas. Et tänu sellele ma sain selle identiteedi, ma sain selle enesekindluse, et ma oskan midagi, ma saan hakkama, ma oskan purjetada. Ja see nagu tõstis hästi palju neid üles. Jällegi, pole haridustöötaja, lihtsalt üks sadamas olev mees, kes otsustab, et ma teen oma osa sellest haridusest, on ju. Ehk siis see ongi meie kõigi osa, on ju. Aga me ei saa sellest aru. Et me ootame, kuni nad sealt koolist välja tulevad, valmis, võtan, on ju. Ei käi niimoodi päris. Väga mugav oleks niimoodi, on ju. Ja jube mugav, et kõik on kohe valmis ja oskavad ja teavad, on ju, ja teavad täpselt, kuidas töökultuur on, on ju. Et selles mõttes mul on hea meel, et need ettevõtjad, kes seda ikkagi teevad ja noori võtavad, siis tegelikult nad on väga positiivselt üllatunud ja nad jätkavad sellega, aga kahjuks on neid ikkagi liiga vähe, et nad ise ütlevad ka, et muidugi see ongi meie vastutus ju neile seda töökogemust pakkudes, kus nad muidu õpivad, on. Ja nad ikkagi aastast aastasse pakuvad seda võimalust, aga ma ei teagi, kas kahjuks või õnneks on meil noori ikkagi rohkem, kes seda kogemust soovivad ja vajavad. See on jah, väga huvitav, et kuna hiljuti mul oli endal võimalus olla Austraalias ja ma ei tea, kas see on igal pool Austraalias nii, aga see oli selles piirkonnas, kus tegelikult tööandjad ja kõik kiirtoidurestoranid, supermarketid, kõik sellised kohad võtsid kõik noori tööle ja neil oli väga paindlikud töötingimused, seal eks nad said ise väga palju oma neid graafikuid valida, aga see oli nii tavapärane, kõik noored käisid tööl ja isegi kui nad käisid ainult suve jooksul 2 nädalat ja rohkem lihtsalt ei võtnud endale neid, siis tegelikult see töökasvatus nagu oli sinna ja kõik pidasid seda normaalseks ja mõtlesin, et vau, nagu nii võiks olla see. Et see oli väga huvitav. Aga sõltuvalt teie enda kogemusest korraldajana või ka valdkonna eksperdina, mis paneb sind või noortega töötajaid igal aastal neid laagreid ikka ja jälle korraldama, kuigi nagu välja tuli probleeme ja kitsaskohti on päris palju ja ka ressursse on vähe, siis mis on see nagu, mis endiselt seda sütitab? Kui ma mõtlen laagrite ja malevate peale, siis tahes tahtmata need lõimuvad minu jaoks omavahel niimoodi läbi, et noorte säravad silmad seal lõpus. Et jah, et malevas tuleb võib-olla sellist noorte motiveerimist rohkem ette, et see töö saaks tehtud ja korralikult tehtud, aga see rahulolu, mis nendel endal on nende kogemuste üle, nende väikeste võitude üle, et mis nad saavutasid või õppisid. Ja see on ju, kandub ka malevast laagrisse üle, et ju kui sa oled tulnud sinna laagrisse nii-öelda võib-olla tasa ja targu halli hiirekesena, aga sa oled seal saanud enesekindlust, julgust ja oled palju avatum, et see on minu kogemus praegu olnud meie noorte põhjal. Jah, kuna ma ise ei korralda, aga ma suhtlen hästi palju maleva korraldajatega ja kõik need nagu ütlevad, et ükskõik kui raske on, et mõne nagu maleva jaoks sa peadki küsima mingist 3-4 erinevast kohast toetust, et seda üldse teha, on ju. Aga just see, et nad näevad selles väga suurt võimalust noore jaoks ja noored ise ka tahavad, on ju, et seal, kus juba on olnud, siis noored ju hakkavad, ma ei tea, aasta alguses küsima, millal juba saab malevasse ja ma olen küll 12, aga ma väga tahaksin, on ju, ja et kõik see, et ma arvan, et see noorte enda soov ja see, et noored ise tahavad seal osaleda ja tahavad ka panustada sellesse ja mulle hästi meeldib nagu see ka, et mõnes
malevas, mis on väga kaua juba tegutsenud, et siis seal on need noored, kes ise osalesid malevas, nüüd tahavad siis panustada rühmajuhtidena, et seda on nagu nii tore näha, et nad hindavad seda maleva väärtust nii palju, et nad tulevad ka oma teise töö kõrvalt ja võtavadki suvel selle puhkuse ja terve selle veedavad siis koos noortega, sest nad näevad, et see on oluline, see on vajalik ja nad tahavad panustada. No kuidagi on juhtunud niimoodi, et kuskilt see alguse sai, eriti õpingute käigus ja siis on mõnes mõttes nagu oledki jäänud tegema, aga ilmselt sellepärast ka, et mulle hullult nagu meeldib näha seda, kui ma olen midagi planeerinud ja ma olen midagi ette valmistanud ja tõesti kas siis teed, vabandust väljenduse pärast, kakas saia on ju, aga see toimib ja see tegevus on selline, et noored nagu täiega naudivad. Et see nagu näed, et see toimib ja nad saavad sealt midagi ja teine asi ka seal vist võib-olla hiljem tuleb ka teemaks see, et mis see laagri mõte on, et kas me teeme tegevusi selleks, et neid noori arendada või mis see point on, ja siis mina ülikoolis sain, kui ma ei eksi, Sergei Drõgin nagu tegi väga hea sellise tunni meile, kus ta ütles, et ega see tegevus ei ole eesmärk, vaid see kontakti loomine läbi selle tegevuse on eesmärk, on ju. Ehk siis sa teed tegevuse, sa teed midagi, millega see noor saab kaasuda ja siis sa leiad sealt neid hetki, kus temaga nagu seda sidet luua, on ju, kus temast huvituda, kus talle võib-olla mingit tähelepanu pöörata. Et ma näen, et koolisüsteem ka on hästi selline, et see eesmärk ei ole ju mitte noor ise, vaid ongi see õppekava tavaliselt. Mulle hullult meeldib see, et õppekava on eesmärk, noor on vahend selleks, et see eesmärk saavutada. Aga laagris just võiks neid tegevusi kasutada selleks, et ongi mingi mäng ja laps teeb mingi kommentaari või noor teeb mingi kommentaari, siis ütled, okei, ja küsid mingi laiendava küsimuse. Ja ma näen, et see palju hästi võimestab ja mulle meeldib ka see, et kahjuks haridusvaldkonnas ma hästi tihti näen inimesi, kes tegelikult ei ole noortele eeskujuks, millest on hästi kahju. Kasvatus on eeskuju näitamine, kui me ise need eeskujud ei ole, siis tegelikult me ei saa imestada, kui noor tuleb ka mingite veidrate arusaamade või kommetega sealt süsteemist välja. Aga et näidata seda eeskuju ja kohati ka näiteks laagrites mulle meeldib see, et ma saan panna nagu mingid kindlad piirid, millega noor teeme sellise näite. Mul oli Kihnu laagris, käin iga aasta Kihnu laagris hommikuti kell 8 on äratus ja ma ei saanud neid esimesed 2-3 aastat maast püsti käid ja lased muusikat ja nad ei ärka ja möllad täiega ja lihtsalt kulutad ise nii palju energiat ja siis ma mõtlesin, et kuidas siis nagu teha nii, et ma ei peaks seda energiat kulutama. Ja järgmine laagri ütlesin nii, teeme siukse reegli. Kui teil on sellel aastal tuli ka see, et nutitelefonid kätte, väga hea. Kell 8 panete kõik endale äratuse. Ja kui te 8.05 ei ole voodist püsti ja ei liiguta ja ei pane ennast valmis, et päevastest tegevustesse osa võtta, siis ma tulen ämbride ja veega ja ma viskan teile seda vett voodisse, et teid üles saada. Ja see tundub jõhker, on ju. Ja siis oli niimoodi, et Kihnu noored juba teadsid, et kes ma olen ja kuidas ma käitun ja kõik 99% oli püsti välja arvatud üks noormees, kes oli Pärnust, kes ei olnud enne seal laagris käinud. Ja tuli see 8.05, lähen sinna, vaatan, tüüp magab ja viskan talle selle ämbrite ja vett kaela. Ja siis ta nagu, täiesti šokis nagu, muidugi vesi on ju vesi, kuivab ära, kõik hästi on ju. Ta saab püsti. Ta päriselt tegi seda, ta päriselt viskas vett, mõtlesin, muidugi ma viskan vett. Ja siis ma arvasin, et ta bluffib. Mõtlesin, ja siis ma hakkasin mõtlema, aga et järelikult me bluffime. Miks ta muidu arvab, et me bluffime? Täiskasvanud bluffivad. Ja seal ei teki seda olukorda, sest tegelikult see oli tema enda valik jääda 8.05 sinna voodisse magama, sest ta teadis, mis see tagajärg on. Ei olnud ju nii, et ma lähen hommikul lihtsalt lampi viskan talle vett näkku. Ta teadis, ma kommunikeerisin talle selle, et kui sa ei ole üleval, siis sa saad ämbride ja vee kaela. Nii jõhker ja brutaalne, kui see ei ole, see on sinu valik. Nii, ja see oli tema valik. Et me nagu tekitame selle mulli, kus nad saavad enam-vähem kõike teha ilma igasuguste tagajärgedega. Me ei räägi, et me peame neile, ma ei tea, peksa andma, on ju. Aga see, et üks hetk tuleb see täiskasvanu koht, kus politsei enam ei bluffi. Seadus enam ei bluffi sinuga. Sa lähedki vangi.
need asjad juhtuvad, tagajärjed juhtuvad ja mulle tundub, et me hästi palju bluffime. Ja mulle meeldib laagrites just ka see panus, et ma natukene võib-olla nii-öelda kas siis ettevõtjana või sellise üsna, ütleme niimoodi, et kui on nagu need halvad politseinikud ja head politseinikud, siis mina olen pigem see halb politseinik, on ju, et minuga väga noored ei taha jännata, kui nad vähegi teavad, kuidas ma toimetan, on ju. Ja ma saan aru, et siis ka tekib kuidagi see respekt ja see arusaam, et see ongi elu, sest mulle tundub vahepeal, et nad on mullis, kõik annavad andeks, see on noored, halastavad ja mina saan korra anda seda reaalsust, et tegelikult päris nii ei ole ja ma tahan sind sest see on tegelikult hea, aga ma tahan sind ette valmistada päris eluks. Ja see on nagu see minu panus, et kui me räägime, et see on kogu ühiskonna panus, siis need laagrid on minu panus, et sellepärast ma lähen ka sinna. Aga ma täiega naudin seda, kui noortel on lahe, nad on ise mõtlevad kaasa, tulevad kaasa, on aktiivsed ja me saame teha koos midagi üliägedat. See on nagu kõige maasikam hetk üldse. Vahel see õnnestub väga hästi, sujuvalt vahel ei õnnestu nii hästi, siis saab jälle endale peeglisse vaadata. Aga minu meelest see on kõige, nagu et mingi tegevus lõpeb ära, noored on kõik mingi, nii äge! Nagu, et see on minu see maasikas, mida ma otsin. Ma võib-olla ütleksin siia kõrvale ka seda, et tõesti, et noored õpivad väga palju ka kogemustest, on ju, et see tõesti tema jaoks oli see kogemus, aga koos refleksiooniga on ju, et selgitad talle, miks see juhtus, mis seal nagu oli, et see on see õppimismoment, vaata, mis on oluline nii laagris kui malevas, on ju, et ta võib õppida näiteks, et ta ei tulnud tööle, et okei, lõpetame lepingu ära, on ju, aga et seal juures käib ka see selgitamine, täpselt ongi see, et noorele arusaadavas keeles, et miks me midagi teeme, mille jaoks see on ja mis tema jaoks see tähendab, on ju. Et võib-olla see ongi nagu see, et need on hästi kogemustepõhised, nii laager kui malev, on ju, ja sinna juurde ongi see, mis see noorsootöö väärtus seal on, et see tagasisidestamine, reflekteerimine, on ju, et kõik see analüüs seal juures, on ju, et see on hästi-hästi oluline, mis teeb sellest vajalikuks nagu noorte jaoks. Mulle tundub, et me juba saime siit vahepealt hoopis uue podcasti teema. ja Iti, sa korra juba viitasid ka sellele samale küsimusele. Mulle tundus, et Kaisa, sinu viimane kommentaar juba läks ka sellega kokku, aga küsimus ongi, et kas me räägime laagritest ja malevatest kui vahendist noorte arendamiseks või siis kui eesmärgist omaette ja mis siis selleks peab tegema, et see nii-öelda vahe oleks siis nähtav või teadlik. Ja mulle tundub, et see, mida sa natuke mainisid, juba oli seal juures, aga kas on võib-olla veel mingid mõtteid sellega seoses? Ma arvangi, et ei malev ega laager ei ole omaette eesmärk, on ju, et seda teha, vaid tõesti, et ongi need kogemused, õppimine seal juures ja see on lihtsalt võimalus, kuidas seda noorele nagu teha, et tal oleks see arusaadav, et tal oleks lõbus seal juures ka, on ju, ja et ma usun jah, et see on pigem on see eesmärk mujal. Mina olen ka nõus, et malev ja laager ei ole nii-öelda omaette eesmärk, et pigem on nii-öelda ta vahendina, kus erinevate tegevustega, et noore nii-öelda selle erinevate võimaluste avamiseks ja et noor õpiks iseennast tundma. Sest läbi iga tegevuse ju tema avastab enda juures midagi. Ja see, kui ta saab juhendajalt veel tagasisidet ja veel juhendaja koos reflekteerivad nende nii-öelda tegevusi, see avardab veel rohkem nii-öelda noore seda mina-pilti. Ja nagu Iti ka siin varasemalt tõi välja, kui oluline sotsiaalsed oskused, aga minu meelest noorte puhul ongi see, et esmane asi, et ma oskan kuulata teist või küsida küsimusi, et suhelda nii-öelda üks ühele, et see on oskus, mida saab seal malevas ja laagris võib-olla nii-öelda kõige rohkem teha ka, vaata, et see nutimaailm on ju päris karm teema, sest ega meilgi on varasemalt olnud kogemus, kus nii-öelda ühele tellitud teenusena sisse ostetud tegevusena ei osanud malevlased oma nii-öelda käitumist väga hästi üleval pidada ja siis me arutasimegi seda ja ma ütlesin, et kui sul on midagi pakutud, võta sellest maksimaalsus. Kasuta seda võimalust ära selle asemel, et sa istud selle ekraani taga. Ja selle tagajärjel ütles mina ka, et meid ootab ees siis nädalavahetusel metsalaager, aga see on tõesti nutivaba nagu, et hakkame nüüd päriselt omavahel suhtlema. Ja
nagu toodi välja, siis nende arvamus oli samamoodi, et ma bluffin nii kaua, kuni me sealt noortekeskuse eest ära sõitsime. Nad said aru, et reaalselt need 15 telefoni kõik käid sinna noortekasse nagu maha. Et nende selline hetk, et mind ootab ees teistsugune nädalavahetus oli selline, vau, mis must nüüd saab nagu. Et selline korra jalaga nagu tagumiku löömise tunne tuli noortele, et ma pean nüüd ise hakkama mõtlema ja võib-olla mingeid asju orgunnima seal ja vaatama, kuidas ma ise hakkama saan ka selles suhtes, et mul ei ole ju käekella ju. Nende jaoks oli kellaaeg ainult telefonis ju. Ja kuidas siis nagu, kui öeldakse kell, et mismoodi me teeme nagu. Et see oli see päris maailma hetk nagu, et ma pean nüüd natukene oma mugavustsoonist loobuma ja mõtlema. Aga lõpuks olid kõik rahul, ütleme ausalt niimoodi. Ja nutikella akud ei pea ka väga kaua, nii et nendega pole mõtet. Jah, aga nendel ei olnudki nutikellasid, et oli õnneks kambas üks poiss, kellel oli tavakell ja kella kätt nad seal vahest öösel otsisid, et kella vaadata, et teaks, mis toimub kella. Oskasid vaadata seda kella või? Oskasid isegi, vaata kodus või noortekeskuses ka meil on seinakellad ja ütleme ausalt, me suunamegi neid, et palun, sa pead ju ka sellega hakkama saama, et teinekord oledki olukorras, kus sul ei ole seda numbrilist näitajat. Vaata, kui raske neil oleks seal laagris olla, kus 8.05 läheb see vesi kaela. See oligi ainult tänu sellele, et telefonid olid käes. Mida me muidugi kahetsesime kohe peale seda, kui see välja tuli. Aga ma lihtsalt lisan siia, et ma nagu ütlesin ära, et minu jaoks kontakti loomine on hästi oluline. Ja see on üks fenomen, võib-olla tunnetuslikkuse põhjal. Aga ma tean, et esimesed aastad, kui ma tegin seda laagrite tegevust, siis ma hästi palju keskendusin just nimelt sellele, et see tegevus oli see eesmärk, mis peab nagu õnnestuma. Ja kindlasti peab ka, et sa ei saa teha päris nagu puusalt ükskõik mida on ja noored on õnnelikud, et seda ei juhtu. Aga ma tean seda, et kuna ma olin nii krambis, ma olen hästi tubli tüdruk on ja kohusetundlik tüdruk, et ma pean kõik oma eesmärgid nagu saavutama. Ja ma tean, et ma olin nii krambis, et see tegevus õnnestuks ja ma teen kõik õigesti ja kõik asjad on olemas ja noored teevad täpselt nii, nagu peab tegema, nii-öelda. Siis noorte suhtumine, mind sain aastaid hiljem teada, et mind kutsuti nagu selja taga patsiks, et mul oli siuke kõrge pats, nagu praegu, aga kõrgem. Ja siis, et et ma olin hästi nõme nagu. Ja nii kui ma selle suhtumise ära muutsin, et see tegevus ei ole eesmärk, vaid see ongi see kontakti loomine. Ehk siis ma huvitun sellest noorest läbi selle tegevuse, loon temaga mingid sildasid. Siis kui see muutus ära käis, siis ma nägin ka noortes hästi nagu, nad on nagu sinu peeglid. Ja nii kui see muutus ära käis, siis nad ütlesid, et sa oled nii normaalseks muutunud. See on nagu nii normaalne, nagu sa oled kunagi nagu väga nõme on ja sest nagu, et see oli nii naljakas arusaam, et ja näed, et nii lihtne nagu selline mentaalne, just see, et mitte see tegevus, vaid see noor. Ja mulle tundub, et koolides täpselt samamoodi, et vaata, kui krambis me oleme need õppekavade asjadega, et me need noored unustame ära, sest me tahame, et nemad saavutaksid selle õppekava. Ja nii kui see muutus toimub, et me näiteks mind mõjutavad hästi palju inimesed, kui me räägime ka sellest, et laager on ja laager on jälle võimalus avardada seda noore silmaringi. Näiteks minu puhul on see, ma ei tea, kõikidel inimestel ei ole, kui mind huvitab mingi inimene, siis mind huvitab ka kõik see, mida see inimene teeb. Olgu selleks kas või kalaparvede synkroonujumise uurimine. Kui teda huvitab ja tema mind inspireerib, siis mind huvitab ka see. Mis sest, et me siiamaani, näiteks ma õppisin 23 olime, hakkasin mandoliini õppima. Pole kuna kordagi muusikakoolis käinud, vihkasin muusikatundi üle kõige või mitte ei vihkanud, aga mulle ei meeldinud seal olla. Õpetaja ütles, et mul on elevant kõrva peal astunud ja mina nagu tahtsin ka nii-öelda aknast välja ronida. Aga korraga oli juhendaja, kes minuga mitte see, et keegi oleks halb, hea, õige, vale, lihtsalt oli juhendaja, kellega ma suhestusin, kes nagu nii-öelda uskus minusse. Ja siis meil nagu toimis üli hästi. Ja ma näen seda, et kui see inimene suudab nagu luua selle noorega sideme, siis mulle tundub, et kui need noored on sama tüüpi nagu mina, siis on väga lihtne. Ükskõik, kui mina olen talle inspireeriv, siis ta huvitub sellest, mida ma teen, mida ma oskan, mida ma talle jagada tahan.
aga kui ma temaga seda sidet ei loo, siis ma võin ükskõik kui palju punnitada ja see on nagu see hetk, et noored kogevad uusi inimesi, noored näevad mingisuguseid teisi vaatenurki. Et ja nagu me enne ka mainisime, et nad õpivad ennast tundma, on ju, aga tihtipeale sotsiaalselt läbi teiste ju, on ju. Et see on nagu oluline aspekt ja kõik sündmused, mitte ainult laagrid, vaid ongi, ma ütlen noortele, kes keskkoolis istuvad pea laiali otsas, ma ei tea, mida ma teha tahan, on ju. Käi, mine, vaata stendilt, kus on mingid, ma ei tea, häkatonid, sündmused, mingisugused laagrid, mine vaata, käi ringi, osale, on ju. Siis sa saad teada, kas mulle meeldib, ma ei tea, looduses olla, õues olla tööd teha, kas mulle meeldib toas istuda arvuti taga, kas mulle, nagu sa ütlesid, on ju, kas mulle meeldib meeskonnatöö või mulle meeldib üksinda töötada. Väga olulised asjad, mida teada, on ju. Et see on see laagri siuke väga hea võimalus avardada just seda, et koguda neid suhteid, kontakte, inimesi ja oskusi sinna juurde. Te mainisite siin ka varasemalt, Kaisa mainis selgitustööd ja telefonide äravõtmist ja sinu näide on ka väga värvikas, et kui palju te tunnete, et praegu üldse laagrite ja malevate juures see refleksioon ja tagasisidestamine nagu on nii-öelda praktiseeritud ja kui palju see on nagu osa sellest tööprotsessist? No meie oleme võtnud selle ikkagi väga teadlikult osaks omale nagu, et püüamegi siis iga malevapäeva lõpus teha sellist tagasisidestamist ja on siis noortel on muidugi malevapäeviku täitmise võimalus ja on ka siis need suulised tagasisideringid ja vahest sellised üks-ühele vestlused mingi tegevuse ajal annavad ka sulle tagasisidet päevast, mis on võib-olla tuleb sealt sellist infot, mida suures ringis noored ei tahavad avaldada kõigi ees ja me tajume, et seda juhtub ka seda siis, et päevikusse nad julgevad rohkem kirjutada kui teiste ees välja öelda. Et selles suhtes, et ikkagi see teiste nii-öelda, ma ei tea, teisele näpuga näitamine või tuua välja mingeid miinuskohti, mis oli malevapäeva jooksul võib-olla halvasti, et siis nad pigem panevad selle kirja, kui ise nagu suuliselt tagasisidestavad päeva lõpus nagu. Aga malevas me olemegi nagu võtnud fookusesse, et me saaks noortelt tagasisidet, et me teaks, mida siis järgmisel korral, ma ei tea, muuta, nihutada, paremaks teha ja laagrites on samamoodi, et pigem kipub tagasiside jääma meil laagri lõpus, aga on hetki, kus tegelikult tuleb see tagasiside sulle täiesti jooksvalt. Aga vähemalt eesmärk on, et ühe korra laagri jooksul toimub selline põhjalikum tagasisidestamine meil. Ma arvan, et üldjuhul seda ikkagi tehakse, ma vähemalt väga loodan, et seda tehakse, aga need võimalused on väga erinevad. No ongi, et kas sa teed hommikul, et mis on minu tänase päeva õpi või töö eesmärk, on ju, et see või päeva lõpus on ju, või tõesti malevapäevikut, mul on hea meel, et kasutatakse, on ju, et seal on nagu selles mõttes hästi lihtne ja loogiline see, et kuidas just noorel oleks seda nagu hea teha. Aga ma arvan, et hästi oluline on ka selline rühmajuhtide poolt see tagasiside saamine, et see on oluline, et noor seda ise mõtestab, et mida ta soovib selle maleva jooksul saada või pärast tõesti malevat, et noh, mida ta enda kohta nagu õppis. Aga et ta rühmajuhilt saab ka seda tagasisidet, sellepärast et noor ju tegelikult ei tea, kuidas ta see töötamine läks, on ju. Ja mis ongi see nagu erinevus, et kui sa oled tööandja juures, no ütleme, et sa lihtsalt lähed tööle suveks, et sa ei pruugigi üldse tagasisidet saada, on ju, et see ei ole nagu meie töökultuuris ju nii tavapärane, et sa saaksid kogu aeg tagasisidet. Aga kui sa oled ikkagi esmakordselt tööl, sul ei ole kogemusi, sa ei tea tegelikult, et siis ma arvan, et see on nagu hästi-hästi oluline, et see kindlasti, et võtta see aeg ja noorega, iga noorega individuaalselt talle tagasisidet anda, et näed, sa oskasid väga hästi seda, aga seda oskust võiksid sa harjutada, on ju. No ma saan aru, et enamus teevad selliseid heakorratöid ja põllutöid, on ju, mis võib-olla noort nagu niimoodi ei huvita ja ta tahabki selle lihtsalt ära teha, aga seal võib olla nagu keskenduda hoopis tõesti nendele natuke võib-olla tulevikuoskustele, on ju, et ma nägin, et teil täna oli konflikt, on ju, mul on väga hea meel, kuidas sa selle lahendasid või et aitäh sinu tagasiside eest, on ju, et kui näiteks keegi teine tööd ei teinud, on ju, et ma ise mäletan nagu omast ajast,
kui ma korraldasin, siis oli see ikkagi väga nagu tavaline, et ta ei tee nii kiiresti, kui mina teen, vaata, onju, et kas ta saab siis vähem palka, et siis on seal vaja lihtsalt seda selgitada, et mis on need tööseadused, mis ütlevad ja seda, et te kõik töötate tunnipalgaga, see tähendab seda, et tegelikult te saate sama palka ja me ei saa kellegilt palka ära võtta sellepärast, et ta ei tööta nii kiiresti. Ja siis ongi, et miks just nagu see oluline on, et võib-olla tema teeb teist asja hästi, onju, et see ongi meeskonnatöö, see on teie ühine töö ja te kõik vastutate selle eest, onju. Ja siis sealt võibki need välja kooruda, et koolis on tore nagu rühmatööd teha, onju, aga päris töökohas võib-olla ei taha koos töötada, eks. Ja ma arvan, et miks noortel on võib-olla seda alguses nagu hästi raske teha, sest koolist nad ei saa võib-olla nii palju tagasi, et nad saavad hindeid ju. Et see hinne ütlebki neile, et kuidas sa hakkama said. Aga just, et selline, et omavahel arutamine, et näed, kuidas sa seda tegid või teist tööd tegid, on ju, või mis oskusi sa tahtsid arendada ja kuidas sa sellega nagu hakkama said. Et ma arvan, et sellised hästi väiksed asjad ja hästi paindlikud asjad ongi malevas ju võimalik teha, et ei ole ühte kindlat viisi, kuidas seda tagasisidet peaks noorele andma või rühmajuhile või kuidas iganes, et ma arvan, et see paindlikkus on tegelikult hea. Aga ma usun, et see võiks olla ikkagi iga maleva korraldaja südamel, et ta seda kindlasti teeb. Jah, see täiega vajalik, aga seal on minu meelest üks niisugune aspekt, mis kohati mingid reflektsioonid nagu rikub ära, kui me seda ei täida. Ja see oli ka jällegi Viljandile mega tänulik, väga hea kogemus, väga ebamugav kogemus, aga meid filmiti hästi palju, eriti ühe aine raames, kus me tegime selliseid, oligi nagu seiklusained, seiklustegevused. Ja olid niisugused meeskonnatööharjutused, mille raames pandi kaamera käima lihtsalt see, ma ei tea, 20-30 minutit, kus me näiteks tegime mingid asju ja muid tegevusi, siis meid filmiti ja pärast me vaatasime ja analüüsisime seda, mida me tegime, miks me tegime. Ja see oli kui ebamugav, aga tead, kui ausalt see võttis lahti kõik selle, mis toimus. Sest kui me reflekteerime, on ju, pärast, siis nii lihtne endal on ka mitte näha seda, mida ma tegelikult tegin. Või siis tunnistada, ei, see ei olnud ju nii hull, on ju, et ei ole päris nii, et ei, ma ei teinud seda. Et see filmimise aspekt, muidugi seda ei saa kogu aeg teha, sa ei saa panna kogu aeg kaamerat tööle, aga mingite tegevuste puhul näiteks ongi mingid meeskonnamängud, et panna tähele neid aspekte ja mitte see, et vaata, mis sa nüüd tegid, vaata, kas aru ei saa või niimoodi ei tohi teha, vaid küsida. Meil õppejõud alati küsis, miks sa tegid niimoodi? Vaata, ma näen praegu, et sa istusid seal nurgas, näiteks sa teinud kaasa, lihtsalt andsid alla. Et kuidas sa põhjendad seda? Või et ma näen, et sa istusid, isegi ei anna hinnangut, et andsid alla, vaid et sa istusid seal, et mis toimus? Mis juhtus? Ja siis sa peadki enda jaoks, sa oled sunnitud läbi mõtlema selle. Miks ma tegin seda? Miks ma päriselt tegin seda? Miks ma ei panustanud sinna? Või just, et kui keegi seal hullult, näiteks see oli ka lahe, me saime ka vahepeal noomida selle eest, et me hullult rabasime. Mina olin alati see, kes eesrindlikult tegi kõik asjad ära nii nagu pidi ja higistas seal üleni ja kõik, mis õppejõud küsis, miks sa teed seda? Et ma näen, et sa hästi palju oled hästi aktiivne, miks sa teed seda? Ja siis ma pidin mõtlema, miks ma teen, ja see õigluse tunne ka, aga ma teengi ja siis on hästi lihtne ka nendel teistel, kes ei tee minu seljas liugu lasta, sest mina teen ju, saab tehtud. Et enda piiride seadmine, mulle meeldib, et malevatest tulebki välja see, et see reaalsus on, mis tuleb töömaailmas. Et sa ei tee ju nii palju, nagu mina teen. Ja siis tegelikult üks hetk on kurb see, et me tuimestume, me harjame ära sellega, et kahjuks see on elu. See ongi see elu, et ma teen rohkem, ta teeb vähem ja me saame sama palga. Ja aga seal ongi hästi oluline, et siis see rühmajuht ka seda näeb ja seda räägitakse ja arutatakse omavahel, et mida ka võib-olla tõesti töömaailmas ju võib-olla nii palju ei ole, aga samas ma arvan, et ideaalses maailmas see ju võiks nii olla, et tõesti, et tema tegi rohkem tõesti, vaata, aga et kus sina siis rohkem panustad või midagi, et see on meie ühine eesmärk. Ja samas aga töömaailmas tuleb ka välja, kui ma panustan rohkem, siis mul on ka natuke rohkem võimalusi näiteks saada edutatud. Et sa tegelikult teed seda ise enda jaoks, on ju, et ka see on oluline, et sina saad need oskused, sina saad need teadmised, on ju. Nii. Eesti noortekeskuste ülevaade tõstatab esile kitsaskoha, et noorsootöös on vähe töötajaid ja piiratud eelarve, mis võib põhjustada või mõjutada ka teenuse kvaliteeti. Kuidas see tegelikkuses laagrite ja malevate puhul välja paistab? Ja kas laagri või maleva juhendajate roll on tänapäeval alahinnatud? Kuidas teile selles osas tundub?
siin juba Triin, sa mainisid, et lisapalka ei saa, et tööjõukulud on madalad. No selles suhtes jah, et me nagu ei saa lisapalka nii-öelda laagri omaosalusest. Et meil ongi nagu eelarve ja siis meie nii-öelda personalikulu läheb noortekeskuse eelarvest aga ületunnid ju me arvestame välja. Ja seal ongi selline, minu poolt väga aus, võib-olla ta ei lähegi ju 100% töölepingu seadusega nii-öelda kooskõlla. Siis ära sellest räägi. Ja sellest tuleb ju rääkida, sest täna on ju reaalsus see, et sa ei saa kui sa tahad teha laagrit või malevat täies mahus ja laager on ju ööbimisega ja laagrid taoline asi, millest me tegelikult veel rohkem räägime, mis on nagu lühem kui 6 ööpäeva, vaata, et see tundide jaotus ju tuleb ju kuhugi ära mahutada ja et kas sa saad siis lisatasu, kas sul on võimalik saada laagri ajal piisavalt puhkeaega või siis pärast laagrit nii-öelda selline vaba aeg, et ma ütlen, et seal ongi selline mõistlikkuse piir tuleb leida, aga sa ei tohi olla iseennast hävitav. Et seda ei tohi nagu ära unustada, et kuskilt maalt ju jookseb piir selles suhtes. Aga keeruline on, sest mina oma aastate jooksul, mis ma olen töötanud noorte valdkonnas, tunnen seda, et iga noorsootöötaja võib-olla ei olegi valmis malevarühma juhendama ja laagris osalema. Et sul peab olema see mingi asi sinu sees, et sa lähed sinna keskkonda, sest tavaliselt ju sa oled noortekas tööl, siis see on ju üksi keskkond, aga kui sa lähed sealt välja, seal on ju muutusi nii palju, vaata, et kas sa tuled nendega toime. Et ja kas sa saad hakkama ja kohaned, sest tegelikult ju sa vastutad siis ju noorte ees ju ka. Et kui sa ise selleks valmis ei ole, siis sa tegelikult ei saa võtta seda rolli ka nii-öelda laagris, et sa vastutaksid noorte ees. Ja sellest tulenevalt siis panebki väga tõsiselt mõtlema, et meie näeme ju väga suurt väärtust laagritel, malevatel, kas või ainult, ma ei tea, 2 ühistel tegevustel, noorteka öödel, mida noored ju fännavad. Aga teha selline väärtus nii-öelda võib-olla laiemale ringkonnale selgeks on keeruline, kes ei ole igapäevaselt selle asja sees. Aga siin on abiks ka, ma arvan, noorte nii-öelda arvamused ja need, mis noored välja ütlevad või siis ka tegevuste peegeldamine väljapoole ja kajastamine. Et kui seal on sisend ka noortelt endilt, siis läbi selle on seda väärtust võimalik tõsta ja see tõstab ka siis noorsootöötajate väärtust, rühmajuhtide väärtust teiste silmis. Aga see ei ole lihtne. Et selle nimel tuleb, ma arvan, meil kõigil ühiselt pingutame ju iga päev. Iti, kuidas sa tunned, kas su roll on väärtustatud? Oleneb kuidas. Et selles mõttes, siin me oleme sellest rääkinud juba täna, et nii palju, kui sa sellesse taime panustad, nii hea herne sa saad, Ja kui riik sellest aru ei saa ja keegi sellest aru ei saa, siis me kahjuks saamegi kidurad herned, kes lõpus kasvavad üles ja kellega me peame hakkama siis hiljem tegelema, sellepärast, et ta ei oska inimesena sotsiaalselt käituda või töökohas hakkama saada või ongi igasugused mingid lollused tulevad sisse, et kahjuks on korrelatsioonis ja see kõik on korrelatsioonis nende ressurssidega, mida me nendesse tegevustesse paneme, sest ma näen ka seda, et kui me räägime nendest eeskujudest, keda me paneme noorte ette, siis need eeskujud tihtipeale teavad oma väärtust väga tugevalt, mis tähendab seda, et kahjuks me ei saa teha lõputult heategevust, me peame üks hetk arvete maksmiseks saama oma pangakontole mingi summa, Ja kui sa tead oma väärtust ja sa näed, et ma saan igalt poolt rohkem kui sealt, kus ma nagu noorte ette lähen, et alati, kui need haridusasjad on ja laagrid on, siis sealt tuleb kõige väiksem summa, Ja või siis vahel ei tule midagi, et ma teen mingi portsu sellest, aga ma püsivalt süsteemselt ei jõua sinna panustada, sest ma lihtsalt ei ela ära.
siis see ongi see, et lõpuks teevadki seda tööd nagu ainult need, kes on sinna kuidagi sattunud, on ju. Või siis, kes lihtsalt, ma ei tea, ei pea ennast nagu paremaks, mis on ka mõnes mõttes ju selline nagu identiteedi küsimus on ju, või siis need, kes lihtsalt panustavad sellest puhtast missioonitundest ja kellel on, nagu me enne seda saadet rääkisime, on süda ja on paber, on ju. Aga lõpuks see ju sööb ära. Et see süsteem ei toida ennast nii kaua ja ma näen ka haridusvaldkonnas ongi tihtipeale inimesed töötavad hariduses, kes on mugavustsoonis, nad on käinud terve koolitee ära. Ma olen jõhker, andke andeks on ja ma näen seda ja ma olen nii kurb, sest ma olen olnud hiljuti väga palju klassi ees ja ma näen, kui palju meil on neid noori, kes on tegelikult meeletus hädas on ju. Aga rääkides inimestest, nad käivad koolis ära, nad tunnevad seda süsteemi, kuidas koolis on, õpin ära on ja lähen koju on ja puhkan jälle lähen kooli. Nii, siis nad lõpetavad kooli ära, lähevad ülikooli. Täpselt sama süsteem. Ja siis nad lähevad turvaliselt sinna samasse süsteemi, sinna koolisüsteemi tagasi õpetajateks. Ja me võime öelda, et nii ei ole, nüüd on nagu asjad palju paremad, aga ma näen, et väga ohtlikult suur protsent on neid inimesi, kes elus näiteks muusikuna, nad ei ole, näiteks nad on muusikaõpetajad või nad on muusikakoolis õpetajad ja nad ei ole kordagi või väga vähe on esinenud. Nii, nad õpetavad noorele, kuidas esineda. Ei ole ju loogiline. Mida sa õpetad, kui sa ei ole valdkonnas tegutsenud? On ju? Ja nüüd ongi nagu see, et kui me inimestena oleme nende noorte ees, meil ei ole ressursse, me teeme kõike nagu mingi paberi ja pliiatsiga, sest see on kõige kättesaadavam vahend, on ju. Siis mida me loodame? See hernes ei tule ju tugev ja rammus. Või siis me panustamegi lõpuks niimoodi, et need aktiivsed, tegusad, tugevad inimesed, kes selleks tööks kõlbavad, on nagu ribadeks. Siis see ju ikka ei toimi. Aga see on meie riigi küsimus. Tegelikult Eestis ma ei ütle, et elu on halb, on ju. Aga kurb on nagu see, et me vaatame neid arenguid ja ikkagi kuidagi oodatakse seda, et kui laps tuleb koolist välja, siis on korras. Siis on valmis tehtud ja tegelikult me näeme, et seda ei ole. Ei ole nii lihtne. On ju. Et see protsent, kes lõpuks selle hea identiteedi ja sellise terve elu hoiakuga sealt välja tuleb, on ikkagi nagu üllatavalt väike. Ma arvan, mis võib-olla töötajate leidmise nagu keerulisemaks teeb, on see, et see on väga hooajal, laagrid on hooajad, on ju. Et on ka muudel aegadel palju laagreid, aga kindlasti ma arvan, see põhiaeg on suvel, on ju. Et siis suvel me hakkame kõiki neid töötajaid otsima, kes on siis kvalifitseeritud, on ju. Et siis otsime laagritesse ja malevatesse ja igale poole, on ju. Et ma arvan, et see teeb võib-olla natuke keerulisemaks alati need õiged inimesed üles teida. Ja mul on hea meel, et noortekeskuses ikkagi töötavad sellised noorsootöötajad, kes soovivad malevat teha. Ma olen väga nõus Triinuga, et kõigile see ei pruugi sobida ja ei sobigi ja ei meeldigi selline formaat ja nad seda nagu ei taha teha. Aga mul on ka selle üle hea meel, et need on tegelikult ka väga palju, kes tahavad seda teha, et tõesti pingutavad ja panustavad. Ma arvan, et see on hea. Aitäh. Ja me siin noorsootöös räägime tihti ka sellisest dilemmast, et kas numbrid või siis kogemus, et ka laagritega seotud, et kui ressursid on piiratud, siis kas eesmärk peaks olema, et rohkem noori saaks kogemuse või siis vähem noori saaks väga kvaliteetse kogemuse. Et kumb võiks olla olulisem? Keeruline küsimus. Ma toon hästi kiirelt selle näite, et mul on olnud laagreid, kus on siuke 20–30 noort ja väga palju töötubasid ja asju, mis on hästi kõrgel tasemel ja hästi kvaliteetsed ja see on nagu omaette tore. Siuke hästi õpetlik ja inspireeriv keskkond ja siis on olnud laagrid, kus on nagu 70 noort on nagu räige möll käib lihtsalt nagu ülikool, siuke melu, siuke nagu kogu aeg kuskil midagi toimub, muidugi mingid jamasid juhtub ka ja kõigele järgi ei jõua. Aga see on ka elu, on ju. Et see on ka siukene nagu simulatsioon päris eluks, et ongi igale poole ei jõua kõike järgi ja asjad juhtuvad, on ju. Et mõlemal on nagu omad head ja vead, et lihtsalt mis see meie eesmärk on, on ju. Sotsiaalselt mulle tundub, et see suur laager õpetab rohkem, aga väiksed laagrid, kus sa saad kvaliteetseid, näiteks ongi mingist puidu ja ma ei tea, tohutöötoad on ju, või mingid vibulaskmised asjad, need on ka ägedad. Ma arvan, et mõlemaid võiks olla, et igaüks õpetab nagu midagi. No meie nagu selles suhtes numbrid või siis peab alati mõtlema, et meie korraldasime siin paar aastat tagasi ümber oma maleva just sellel põhimõttel, et malevate kohtasid meil ei olnud võimalik kasvatada, et saaks rohkem noori.
sest meil oli varasemalt 2 nädalat ja 15 noort. Paar aastat võib-olla õnnestus seal võtta natukene 3 rohkem või midagi. Ja siis me otsustasime lihtsalt, et kuna tahtjaid jäi ukse taha, et 1 nädal annab ka noortele ju kogemuse. Me suudame 1 nädalaga ka nendele anda. Ja siis lõimegi lahku, et nädal ja 15 ja 15 noort. Ja me kasvatasime tegelikult 15 noorele võimaluse. Ja ütleme ausalt, et me ei näe, et meil oleks kvaliteet langenud, et me nagu jõuame ühe selle grupiga vähem teha, aga alati need tegevused ju ka nii-öelda noorte poolt toodatud, noored annavad ju ise sisendi, mida nad tahavad teha, mitte see, et me kirjutame kõik ette, et teeme seda, et see on varasemalt tulnud välja ja on ju traditsioonilised asjad ju, nii maleva kui laagri puhul, mis käivad. Ja kuna meie tõesti, minu kogemus piirdubki laagrite puhul nii-öelda enamasti hobuleiuga, siis seal ongi mingid asjad, mida nad ootavad ise, et see aasta toimub seda. 1 aasta oli kogemus, jätsime ühe asja ära. See oli noortele esimene küsimus, miks meil seda ei ole see aasta? Et mis nüüd juhtus, et miks me ei saa nüüd seda teha, miks me ei kirjuta legende nagu? Aga me eelmine kord jäid nagu tunnetus, et see on vastumeelsus, et teeme siis 1 aasta nagu ilma legendideta ja kohe oli nagu probleem. Aga selles ongi nagu, et see panebki mõtlema, aga see oleneb ju noortest lõpuks. Ja oleneb ju ka see, et mõni noor käibki sul, ma ei tea, 5 aastat järjest. Aga tema kasvab ja tema areneb. Ja tegelikult see ju hakkab seal laagris ka ju siis nii-öelda välja paistma, et ta ju käitub ju samades tegevustes võib-olla hoopis teisiti. Ja siis vaatake, et näed, et noore areng on ju igal pool lõpuks ju. Ja sellepärast mina siis tegelikult mõtlengi, et numbrid ei ole number 1, aga ikkagi see, mis meie anname ja pakume noortele, et sellel oleks kvaliteet taga. Aga see kvaliteet võib olla ka selline väga mõistlik, et ei pea olema nagu hüper, super, kõik võimsad asjad ainult ja viimse peal nagu edevaid tegevusi pakkuda, et lihtsamad on ka väga okeid. Ma isiklikult ka ei tahaks uskuda, et ükski malevakorraldaja või laagrikorraldaja tahaks kvaliteedis alla lasta, aga ma usun, et kõik ikkagi pingutavad selle nimel, et rohkem noori saaks selle võimaluse ja ma usun, et selle nagu võti ongi sellised leidlikud lahendused ja võib-olla ka vahepeal katsetamine on ju. Ja mul on hea meel kuulda, et noored ei lase ka kvaliteedile alla minna, et nad saavad panustada ja nad tahavad panustada ja teinekord ongi see võib-olla see, mis see nagu eelarve vähesus võtab, saavad noored ise ka juurde anda, et kui nagu mõtleme, et mingi aeg tagasi ei olnud noorsootöös üldse mingisugust raha on ju, et kõik käiski ju tegelikult kuskil kellegi vana diivan jäi üle on ju või et see toodi noortekeskusesse või et tõesti, et väga palju tegevusi toimuski selle najal, et noored ise tegid on ju, et ei tasu seda ära unustada, et noortes on endal ka see motivatsioon olemas panustada ja tõesti nendega läbi rääkida, et mis on nende jaoks oluline ja mida seal nagu teha. Et ma arvan, et see on nagu ka oluline meeles pidada. Kui ressurssidest veel rääkida, siis mis on tänaste laagrite ja malevate rahastusmudeli suurim kitsaskoht ja mis on üks poliitiline otsus, mis aitaks kõige rohkem tõsta laagrite ja malevate kvaliteeti? Siin on vist päris keeruline mõelda võib-olla või mis mulle endale tundub, mis on keeruline, et mis see üks otsus võiks olla? Jah, ma arvan, et siin ei olegi mingisugust ühte kindlat otsust on ju, et see, et me ikkagi väärtustame neid suures plaanis on ju, et milleks me laagreid teeme või milleks me malevaid teeme, et seda nagu toetada ja tõesti, et laagritel on võimalik saada riiklikku toetust, eks aga see ei ole väga suur on ju, et see ei kata nagu väga palju, aga samas ma arvan, et abiks on ta ikkagi. Malevate puhul ka, et see kitsaskoht on olnud päris kaua juba ikkagi või mitu aastat, et kus tõesti riiklikku toetust kõigile ei jagu. Aga et siin saab tegelikult sellist koostööd teha, et täna on ka ikkagi meil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga käsil siis selline
koostöö, et kus me saame siis tõsta natuke maleva päevamäärasid ja saame siis nii-öelda sellise lisarahastuse näol siis see, et kõik, kes vastavad tingimustele, kõik saavad selle toetuse, on ju, et täna see ei ole veel nii-öelda kinnitatud, allkirjastatud, aga see on töös ja tõesti, et me tegelikult näeme selle nimel vaeva, et meil oleks, et kõik, kes malevad siis, kes nendele tingimustele vastavad, tegelikult selle riikliku toetuse ikkagi saavad. Et see riigi tugi on oluline malevatele, see on kogu aeg olnud oluline, aga mul on hea meel, et me ikkagi natuke juba liigume sinnapoole ka, et seda väärtustatakse ka mujal, mitte ainult noortekeskustes endis. Ma alguses arvasin, et ma ei vasta sellele küsimusele, sest ma ei ole neid asju niimoodi teinud, aga praegu hakkasin mõtlema, et ressursid on olulised ja see riigi toetus on ka kindlasti oluline just nimelt nagu nende kättesaadavuste ja kõige muu osas, aga eks see on ka nii, et kui sinna laagrite ja üldse noorsootöö alla tuleks väga palju raha, siis tuleks ka väga palju ahneid inimesi, kes hakkavad lihtsalt seda süsteemi ära kasutama, nii et võib-olla on hea, et me oleme sellised natuke kirikurotid, aga sest ma olen olnud ka laagrites, kus nii-öelda selle korraldaja põhiline fookus on raha. Ega see ei ole nagu väga palju parem ja mis mulle, ma ise ka näen, et tegelikult noortes ka see igavuse taluvus on äge oskus, et sa suudad iseendaga aega veeta, ongi natuke igav, võib-olla peabki nagu enda suhtumist muutma, et selles tegevuses osalemine oleks nagu äge, aga ma ikkagi hästi väärtustan seda, kui inimesed, kes teevad oma tööd kvaliteetselt, saavad kvaliteetset tasu. Minu meelest see peaks olema, et kui on näha seda, et inimene pingutab ja punnitab ja on nagu tõesti aktiivselt seal laagris, tegelikult see on väga intensiivne. Sa oled seal terve laager ja mina tulen tagasi, ma olen nagu tühi sidrun. Ma ei taha mitu päeva mitte kellegiga mitte midagi rääkida ja ma tunnen, et ma olen väsinud ja kurnatud. Et siis oleks hea, kui see inimene, kes selle töö on ära teinud, saaks ennast nagu taastada, päriselt on ju. Ja see ongi keeruline, et siis ongi täpselt see, et kuidas siis maksad selle raha. Ma olen olnud laagris meesterahvaga kahekesi, kus mina tegin nagu 90% tööd ja tema tegi siis selle ülejäänud, on ju. Ja me saame sama tasu. On ju, midagi pole teha, aga lihtsalt see, et vähemalt see tasu oleks siis siuke, et me mõlemad, et mina saan ka nagu ennast nagu ära taastada, mitte see, et tema saab lihtsalt väga hea nutsu on ja korras on ju, vaid et me ei põletaks enda inimesi läbi. Mulle tundub, et see nagu läbi põletatud inimene on kõige hullem fenomen üldse, kõige hullem. Et olgu see tegevus siis, mis ta on ja me ei peagi, ma arvan ka, et me ei pea tulesid ja vilesid sinna kohale tassima, et elus ei ole kõik tuled ja viled ja ma ise olen hästi siuke, hindan nagu seda, et ma ise leian endale tegevust ja mul on iseendaga lõbus. Aga just nimelt, et me väärtustaks neid inimesi, kes meil on selles süsteemis. Sellest on kõige kurvem nagu seda vaadata. Sellega seoses mul tegelikult tuli üks mõte veel ja ma ei julge praegu hetkel öelda, et mis riik see on. Sest kui me rääkisime ennem sellest, et ettevõtted ei taha noori tööle võtta, et see on ikkagi mõnes mõttes lisakoormus, siis tegelikult mingites riikides on maksusoodustused noortele. Ehk siis ka see, et need ettevõtted, kui nad maksavad neile palka, et nad maksavad siis natukene vähem makse, et ka see soodustab. Et ma praegu ei mäleta, kas see oli Austraalia või oli seal mingi muu riik veel, et võib-olla see on nagu üks koht, mis siis aitaks võib-olla ka malevaid nii-öelda kättesaadavaks muuta. Täna on tegelikult ka Töötukassal on alalise töötamise toetus on ju, et seal 13–16 aastaste noorte siis 30% vist palgast, brutopalgast maksab siis tegelikult tagasi. Et see on nüüd muidugi, et selle kalendriaasta eest järgmisel aastal siis tuleb see tagasi. Et tegelikult et see ka võiks muidugi motiveerida ja seda väga paljud kasutavad, aga nii palju kui mina tean, et siis kõik tööandjad vist ei tea seda ja nad vist ei taotle seda, et ühesõnaga seda taodeldakse vähem, kui tegelikult selleks võimalust oleks. Jah, sest mina ka ütlen, et meie oleme seda võimalust kasutanud igal aastal ja tegelikult see ongi see, et 2025 tegid tööd, saame sellel aastal ju saime selle nii-öelda toetuse, mis me tagasi ja me kasutame seda selle aasta maleva nii-öelda elluviimiseks, seda toetust. No eks ta ongi selles mõttes oleneb, mis rea peal ta on, et kas sa võtad ta palgakuluks või tegevusteks. Et sa saad ise nagu seda nii-öelda kohaliku omavalitsuse tasandil tegelikult reguleerida ja kokkuleppeid teha, et kui sina oled maleva korraldaja, et kuidas sa näed vajadust, sest meie oleme küll nagu omal kohal ära sätestanud, et jah, et see läheb meil nii-öelda tegevustest, aga nii-öelda palgarea peal on meil nagu summa olemas nagu omavalitsuse poolt. Või mõnikord on äkki vaja lisa maleva kohti tekitada, et siis saab ka sealt ju selle palga võtta.
et selliseid võimalusi õnneks on, aga just ongi see, et see korraldaja peab teadma hästi mitmeid erinevaid võimalusi, et ühest kohast selle jaoks, teisest kohast selle jaoks, on ju, kolmandast kohast selle jaoks, et see enda selline leidlikkus ja nutikus on hästi oluline, et hakkama saada. Aga mis on siis see muutus või kogemus, mis noorega laagris või malevas päriselt toimub ja millega ta sealt välja tuleb või mille ta sealt kaasa võtab? Kõige väärtuslikum. Mina arvan, et noor, kui ta lahkub nii malevas kui laagrist, ta on palju enesekindlam ja julgem. Ja võib-olla ikkagi see mina pilt on täienenud tema jaoks, sest ta on avastanud, kas läbi siis mõne töökogemuse, mõne laagritegevuse enda jaoks uusi asju ja saanud uusi kokkupuuteid nii tegevuste näol kui inimeste näol, kes tegelikult täidavad tema pagasit. Ja läbi selle ongi noore sotsiaalsed oskused, ma arvan, tänaseks nii-öelda arenevad ja nende kott täieneb kõige rohkem. Jah, ma olen nõus, et noor saab kindlasti palju teadlikumaks enda suhtes, on ju, et kui malevatel on selline kindlam eesmärk näiteks, et ongi teadlikumad tööelust, et nad saavad selle esmase töökogemuse aga nad õpivad ka enda kohta väga palju ja see ongi, ma arvan, kõige suurem väärtus, et noor areneb, noor õpib, ükskõik, kas ta õpib siis töötamist või õppimist või lihtsalt silmaringa avaneb nagu töövõimaluste osas või karjäärivõimaluste osas. Et ma arvan, et see on kõige suurem väärtus ikkagi, et see noor ise saaks sealt ikkagi midagi ette. Jah, mulle tundub, et see enesekindlus on üks märksõna, mis on nende puhul nagu me ei saa öelda, et kõige olulisem, aga hästi oluline, et mulle tundub, et haridussüsteemis, kuna see süsteem sobib nii vähestele, siis hästi paljudel see enesekindlus on nagu, kuidas öelda, jõhkralt nagu madalam, kui ta tegelikult peaks olema, et on palju võimekam ja mulle tundub, et laagrites saab aru, kui me pakume talle seda keskkonda, kus tal on eeldused arenguks, et ta saab aru, et tegelikult ma saan hakkama, tegelikult ma olen võimekas, tegelikult ma olen tubli ja on inimesed, kes minusse usuvad. Et see kool ei oleks nagu ainukene selle enesekindluse mõjutaja, sest need hinded tihtipeale on väga jõhkrad ja need ei näita, kui väike spektrum sellest inimese olemusest tuleb läbi hinnete. Üliväike ja meil muud hindamissüsteemi ei ole. Et ma mäletan enda kooli ajast ka, mul ikkagi oli see enesekindlus nagu madal kuni selle hetkeni, kui ma hakkasin käima igasugustes projektides, igasugustel sündmustel, ka laagrid on osa neist. Ja siis ma sain aru, et tegelikult ei ole olnud midagi, et saab hakkama. Et see ja et kõige ägedam on näha, kui sa, nüüd ma olen juba aastaid käinud, on ju, et kui sa näed, kuidas mõni noor mitte siis ainult tänu sellele laagrile, aga ikkagi sa näed seda arengut, et ta korraga läheb õide. Korraga tuleb sealt see päris olemus välja ja võib-olla tulebki ainult laagris, aga seda on nii tore näha alati, et näed, et me oleme panustanud, me oleme tööd teinud on ja nüüd see tulemus on nagu näha, et see hernes on rammus. Ma toon oma herneid kogu aeg jutu sisse. Aga meil on nii tore roheline taust käsi, et siis sobib kokku. Nii ja viimaseks küsimuseks, et kas on veel midagi olulist, mida võib-olla eelnevad küsimused ei katnud, aga sooviksite veel laagrite või malevate kohta välja tuua? Ma arvan, et seal nagu nii mõlemas, et nii laagris kui malevas on hästi oluline see, et ka noored saavad endale palju sõpru ja loovad nagu suhteid väljaspool oma klassi või oma kooli, et ka see on hästi suur väärtus, et nad peavadki suhtlema teiste inimestega, kellega nad muidu koos ei ole. Mõnel juhul peavad nad suhtlema ka tööandjaga, et see on nende jaoks esmakordne, et kõik see suhtlemisoskus ja see suhtlemine on hästi arendatav seal ja see arenebki nagu natuke loomulikult, aga tegelikult ka väga palju siis seda ikkagi rühmajuhid ju suunavad, on ju, ja ma arvan, et see on ka nagu oluline. Ja võib-olla tõesti, et selle laagri osas ma mõtlesin nüüd kohe selle jutu peale oma lapse peale ka, kes ei ole kõige julgem. Koolis ta ei esine, mitte kuskil ta ei esine, aga laagris peab esinema, on ju, ja ta teeb seal seda, sellepärast, et ta tunneb, et see keskkond on tema ümber selline hinnangute vaba ja ta julgeb seal seda teha, aga koolis ta ei julge.
näiteks, et sellised erinevused, et kõik ka iga selline tagasihoidlikum noor saab särada. Ja ma arvan, et malevas samamoodi, et kui ta näiteks koolis tõesti tal ei ole need hinded väga head, on ju, et siis võib-olla ta näeb, et ma olen väga hea töötaja, ma olen väga hea teiste motiveerija, on ju, ma olen väga hea suhete looja või tõesti seal konfliktide lahendaja või mulle meeldib organiseerida midagi, on ju, et tahabki seal organiseerida välja sõita või midagi sellist, et nad saavad tõesti seda eduelamust, mida nad muidu võib-olla mujal ei saa. Aitäh. Kas enne keegi mainis siin arutelu käigus, kui me ootasime lavale tulekut, et kõik algab iseendast ja mulle tundub laagrite puhul ka, et üks hetk tabasin ennast sellelt mõttelt, et ma teen alati asju nii, et mul endal oleks ka lõbus. Noh, et kui ma planeerin tegevust, siis mul peab olema ka nauding nagu seda tegevust teha ja siis mulle tundub, et see kandub üle noortele, et kui mul on nagu lõbus, siis neil on ka lõbus, et kui mina naudin, siis nemad naudivad, on ju, et kui me lõpuks teeme mingeid asju lihtsalt sellepärast, et teha ja saada see aeg nagu täis, noh, siis see on nagu kõige hullem, et ma julgustan. Mulle meeldib teha siukseid veidi hulle asju igasuguse. Ma kunagi tegin Twisteri mängu, aga niimoodi, et me panime nagu värvilist siukest lima igale sellele täpile, nii et kõik olid üleni limased peale seda mängu ja see oli nagu hull segadus, aga see oli kõik väärt seda, kuigi selle kõik pidi ära koristama pärast või mingid selliseid ka nagu mingeid ekstreemsemaid tegevusi, et lihtsalt, et oleks nagu lahe. Ja siis on nagu, ma ei tea, kuidagi ma nagu tunnen, et me ise täiskasvanutena ei julge ka lõbutseda, eriti kurb on vahel vaadata seda, et kui kasvataja on laagris, kes ühegi mänguga ise ei kaasu. Ma ei tea, nagu mitte, et see kõikide mängudega pead kaasa tegema, aga minu arust noortel on nagu korraga nad lähevad lihtsalt nii õitsema, kui sa hakkad ka nendega veesõda tegema. Nad on nagu lihtsalt, me saame kasvatajad loopida, sa peed oskama seda piiri hoida. Aga et ise ka nagu fun'ida seal, ma ei tea, see on nagu äge. Aitäh. Mina ütleks võib-olla seda, et asju ei saa ainult tegemise pärast teha, et pigem olgu see selline asi, et millest tahaksid ise ka osaleda. Ja kui sul on juba tahe, et mida sa oled mõelnud noortele teha ja soovid seal osaleda, siis tegelikult on seal sisu, mida väärtustavad ka noored hiljem. Aitäh teile ja aitäh sulle, Triin, Kaisa, Iti, et võtsite selle aja täna ja tulite oma mõtteid jagama ja aitäh ka siis selle eest, et läbi oma töö ja oma hobi siis panustate ka siis nendesse erneste kasvatamisse. Aitäh. Aitäh.